Tere, mina olen Mikk Hingos Peitsist. Jaanipäev on tulekul ja kui on üks püha, mis paneb põhimõtteliselt kohustuse meile kõvasti alkoholi tarvitada, siis see on just jaanipäev. Aga selles videos ma räägin sulle, kuidas hoolimata sellest kohustusest saad sa ikkagi eneseväärikust säilitada. Nagu sa tead, siis selle eneseväärikuse kõige suuremaks vaenlaseks, eriti jaanipäeval, on loomulikult alkohol. Ja me kipume seda sellise püha ajal jooma liiga palju ja liiga lühikese aja jooksul. Nüüd ma tahan sulle anda väga pädevad mittealkohoolsete jookide alternatiivid ja see ei tähenda seda, et sul peab tulema täiesti kaine jaanipäev, aga kasuta neid alternatiive võimalikult kaua, nii et sa lõppkokkuvõttes, isegi siis, kui sa liigud päris alkoholi peale üle, jood sa seda päris alkoholi vähem. Ja see tähendab seda, et sul on lihtsalt hommikul parem olla. Võib-olla sa tead seda, et mul endal on käimas projekt terve aasta ilma tilgagi alkoholita, praegu mul on pool aastat sellest möödas ja ma saan öelda seda, et elu on palju parem. See ühtlasi tähendab aga ka seda, et ma ise, kui ma olen sellises sotsiaalses situatsioonis ja ma ei taha juua lihtsalt kasemahla või kraanivett, ma tahan juua midagi, mis asendaks alkoholi, aga samas ei oleks alkohoolne, siis ma olen hästi paljud erinevad variandid poelettidelt läbi käinud ja proovinud ja nüüd ma saan sulle lihtsalt rääkida enda kogemustest, mis toimib ja mis ei toimi. Enne veel, kui me läheme jookide juurde minu selja taga, siis kui sa oled meie videosid vaadanud ja sulle meeldib see, mida me teeme, sa oled siit reaalselt kasu saanud, siis kaalu ka Hingos Peitsi flagshipi ostmist. Lisaks sellele, et sa saad sellest tootest ka palju kasu, aitad sa meid väikeettevõttena meie missiooni täide saata. Aga nüüd jookide juurde. Kõigepealt kriteeriumitest ja mul on neid 2 tükki selle joogipatarei valikul. Esimene asi on see, et need joogid peavad olema karboniseeritud. Lihtsal põhjusel, sellepärast et CO2 joogi sees mõjutab ühte meie valuretseptorit kurgus, aga seda nii õrnalt, et meie aju ei taju seda mitte valu, vaid hoopis mõnutundena. Nii et sotsiaalses situatsioonis on karboniseeritud joogi selline pika aja vältel joomine lihtsam ja ta on nagu suurem elamus. Ja teine kategooria on see, et ta ei tohi olla magus jook, ehk et igasugused limpsid ja muu selline trään jääb ära. Ta peab olema pigem mõruda maitsega, aga samas väga spetsiifilise maitsega, samamoodi, et see joogi joomine oleks rohkem elamus, et ta vastaks rohkem sellele tundele, nagu sa jooksid alkoholi. Ja loomulikult esimene valik, kui me räägime mittealkohoolsetest jookidest, mis nagu oleks alkohol, siis alkoholivaba õlu on väga selge valik. Minu suureks üllatuseks viimasel ajal on poodidesse tekkinud suur hulk erinevaid mittealkohoolseid õllesid ja ma ei ole absoluutselt mitte mingisugune õlleekspert. Samas ma arvan, et ma suudan eristada head vähem heast ja minusuguse maitsemeelega inimene leiab sealt ausalt öeldes täiesti väärika aseaine tavalisele õllele. Siin on mul Höögaardeni õlu, aga minu absoluutne lemmik, mis puudutab mittealkohoolseid õllesid, on selline Fentimansi ingveri õlu. Tuleb tõdeda, ega ta väga õlut ei meenuta ja võib-olla sellepärast mulle nii palju maitsebki, aga ta vastab nendele kriteeriumitele, et on karboniseeritud kergelt, pluss tal on väga tugev, spetsiifiline, aga samas äärmiselt nauditav ingveri maitse. Jube hea. Nii, lükkame õlled kõrvale. Järgmine on siit edasi kali või kvass ja samamoodi minu meelest see kalja kvaliteet on läinud paremaks. Mina ise kalja esimese variandina ei valiks poeletilt, aga ma saan täiesti aru nendest inimestest, kellele kali meeldib rohkem kui alkoholivaba õlu. Samamoodi ta on kergelt karboniseeritud, tal on tugev, väga omapärane maitse, nii et otsi kindlasti kalja ühe võimaliku variandina. Kolmas valik on sellised käsitöötoonikud. Nad maitselt pigem võib-olla meenutavad isegi siidrit, aga samamoodi karboniseeritud, väga omapärane, väga huvitav maitse. Ma isegi ütleksin seda, et ilma alkoholiga segamata suurepärane jook, mida jaaniõhtul kas siis liha või mille iganes kõrvale rahulikult tarbida. Nii et poelettidelt otsige toonikuid. Ja minu meelest nüüd tuleb kõige suurem üllatus, vähemalt mis mulle oli kõige suurem üllatus, kui ma alternatiivi otsisin. Kui sa tahad leida pudelis valmis tehtud väga head Virgin Mojitot
mojitot, milles ei ole sees alkoholi, siis otsi sellist värska mineraalvett, ta on karboniseeritud ja ta on piparmündi laimi maitsega. Kuna kõiki teisi neid variante kõlbab tarbida ka pudelist või purgist, siis seda liitrist värskat on võib-olla kummaline niimoodi tarbida. Ehk et paneme ta shakerisse. Muideks meil kohe-kohe tuleb uute toodetega koos välja ka väga hea kvaliteediga metallist shaker. Siia saab panna jääkuubikuid sisse. Jook ei lähe kuumaks, ei lähe soojaks. Ja ma olen proovinud erinevaid pudelis mojitosid ja ma ütlen ausalt, kõikide nende suhkrust küllastunud võltsmojitode asemel võta seda värskat. Kui sa tunned ennast eriti seikluslikuna, sa võid siia panna veel natukene fariinisuhkrut sisse, siis see maitse läheb veel autentsemaks, aga paari sellise pudeli pealt õhtu mööda saate niimoodi, et sa ei tunneks, et sa oleks millestki ilma jäänud, absoluutselt võimalik. Mida sa aga kindlasti ei tohiks valida, on alkoholivabad veinid. Ma olen ostnud kalleid alkoholivabu veine, odavaid alkoholivabu veine ja üldiselt nad maitsevad kõik nagu käärinud morss. Kui sa mõnda tead, mis maitseb tõsiselt hästi nagu hea kuiv vein, siis kindlasti anna selle video all kommentaarides mulle teada. Aga mis kõige tähtsam, proovi need alkoholivabad variandid ära ja võib-olla sa jääd isegi kaine jaanipäeva peale, sellepärast, et pane tähele. Jaanipäev koos alkoholiga võib olla vahva ja lõbus, aga mis sellest veel parem on? Sellest parem on see, kui sa ärkad hommikul, sa oled kaine, sa oled välja puhanud, sa lähed teed ära enda jooksuringi, sa sööd hommikust, sa võtad oma hommikuse doosi King of Spades Flagshipi, hingad sügavalt värsket õhku ja saad aru, et elus on palju-palju rohkem kui lihtsalt alkoholiga pidu. Ma loodan, et sellest videost tuli sulle abi ja kohtume juba varsti.